Asjad läksid kuumadest pitsadest tuliseks, kui Little Caesarsi partlas puhkes täiemahuline kaplus. Ta hakkas mind lööma ja ahistama, sest ilmselt olin ma lihtsalt selles olukorras. Me selgitame, kuidas see kaklus tõi ühele endisele töötajale vanglakaristuse. Kas ma olen? Kas sa hakkad mind süüdistama? Ei. Siia on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Uskuge või mitte, sellel kaklusel polnud tegelikult pitsaga mingit pistmist, kuid see läks palju kaugemale kui tavaline ärapööramine. Ta hävitas poe, sõimas igaüht, keda nägi. Jättis ühe naise murtus lõuaga. On 1. märts 2025. Oleme Bernaleo maakonnas New Mexicos. Kell on veidi üle 23:30, kui Bernaleo maakonnas šerifibüroo abisšerifid kutsutakse kohalikku Little Caesarsi. Jah, see on see pizzakett. Tundub, et on veel 2 videot, kus üritatakse inimest verandal kinni hoida. 104, kas sul on mingeid vihjeid, et vähem kui ükski sõiduk oleks võimalikest kahtlusalustest puudu? Parklas on inimesed ja tundus, et nad ikka veel üritasid seda isikut kinni hoida või maha suruda. Meil on olnud palju helistajaid. Ma olen pidanud sellega elama. Ja pärast seda, kas mõni helistaja mainis relvi? See on minu relv. Šerifi asetäitjad saabuvad mõne minutiga ja kliendid hoiavad kahtlusalust endiselt maas kinni. Heida kõhuli, vend. Heida kuradi kõhuli. Ma ei tea. Hey! Yes, sir. Hey! Yes, sir. Lähme. Pane oma asjad valmis. Olgu, oodake. Hei, oodake. Kas teiega on kõik korras? Ma ei saa hingata. Palun oodake. Palun, ma ei saa hingata. Siis hinga. Okei, olen valmis. Jää külili. Ära liigu. Lähme. Olgu, valmis. Lähme. Oled sa valmis või? Jää sinna, kus oled. Mis? Lähme, valmis. Nii, keera end selili. Kust kurat sa pärit oled? Keera küljele, oota. Kurat. See on hullumeelne. Šerifi büroo tuastas kahtlusaluse kui Robert Guzman ja siin on, mis juhtus enne, kui šerifi asetäitjad kohale jõudsid. Prokuratuuri andmetel tormas Robert Guzman Little Caesarsi pizzarestorani, lõhkus osa poest ja hakkas siis inimesi ründama. Kas teil on praegu arstiabi vaja? Jah, ta teab. Ta lõi mulle külje pihta. Ma saan aru, lähme! Oled sees, las ma mõtlen selle välja. Kas teil on kõik korras? Meil on kõik korras. Kas keegi on praegu vigastatud? Kas keegi teine oli veel seotud, kes pole siin? RJM on teel. RTM on juba teel. Ogu. Pinged on kõrgel, naist on löödud. Tema abikaasa on endiselt valmis Robertile kallale minema, aga politseinikud üritavad olukorda rahustada, et aru saada, kuidas see kõik üldse alguse sai. Kuule mees, sa ei ole praegu arreteeritud. Ma tean, et sa oled palju läbi elanud. Sa oled lihtsalt kinni peetud. Kui see naine sai pihta ja sa endast välja läksid, ma saan aru mees. Aga enne kui me räägime, paneme su politsei autosse, et sa saaksid rahuneda, okei? Sa oled kinni peetud, sa ei ole arreteeritud. Ma saan aru. Ma saan aru. Lähme. Ma saan aru. Lihtsalt selleks, et me rahuneksime. Kas see siin on teie naine? Ta on lihtsalt kinni peetud, ka on poisi juures. Hei. Ära tee mind kulemaks. Hei, me oleme siin. Hei, me oleme siin mees. Sa kuradi värdjas. Hei, me oleme kohal. Ma saan aru mees. Ma tean sinu esmaabioskusi. Ma tulen kohe sinuga rääkima. Ta rahunes minu juuresolekul maha, eks? Mis su eesnimi on? Mis su nimi on? Mis su nimi on, baas? Minu Ella. Minu Eli? Joo, härra. Okei, lahe. Võta istet, ma tulen kohe tagasi, eks? Joo, härra. Lihtsalt keskendu oma ajule. Lihtsalt tule minu patrullauto juurde, mees. Hoiame kokku, eks? Kus su sõrm on? Lähme. Oota. Mis? Mu punane, oota. Kuidas ma tulen kohale üleni sitasena? Siin sama, eks? Jah, siin samas. Sina otsid seda. Lähme edasi. Ma toon sõiduki. Kas sul on kõik korras? Jah, istu maha. Sa said mu kätte. Mis ma ei võiks istuda?
Mis? oota korraks. hoia gelad siis. oota korraks. ma üritan oma käed paika saada. oota korraks. olgu, vend. täiesti lõpuni. liigu edasi, mine. hästi. Hakkame siis selle jamaga pihta, jah? Ma saan hakkama. Kas sa tahad seda? Ma võtan selle. Või tahad sina seda? Mul on ükskõik. kas see kõlab nagu 60 või äkki ainult see tüüp? Ma arvan, et ainult tema. Ma arvan, et teine tüüp lihtsalt seisab niisama. Jah, tema naine sai vastu suud. Sa oled korras, mees. Kiirabi on teel, eks. Ma lihtsalt üritan. Ma olin siin, kui sa talle näitasid. Kas sa tahad midagi? Jah, anna mulle üks, et kuule, mul on siin üks naine, kes vajab arsti abi enne kõiki teisi. Ta on kohe siin. Anna mulle lihtsalt üks hetk, boss. Mis su nimi on, mees? Minu nimi on? Ma näen su vigastust. Ma tean, et see teeb haiget. See teeb ilmselt põrgulikult haiget. Olgu, sa võid selle kinni katta. Praegu on raske rääkida. Olgu. Kas sa nägid, mis juhtus? Jaa. Kas sa töötad siin? Ei. Mina ei tööta. Ma tulin lihtsalt oma onule järele. Jalutasin siia tagasi, sest mulle öeldi, et midagi toimub. Ma proovisin politseisse helistada. Ja vähemalt proovida olukorda rahustada. Ta poleks tohtinud mulle midagi sellist teha. mul olid sina. Lihtsalt otsa läkski nii ja ma olin nagu, okei, ma esitan nüüd päriselt avalduse. Ma kutsun kohe politsei ja ma räägin politseiga, ma üritan kõitu korda ajada. Ma testitsin kõik ürasse. Vabandust, et ma lasin sellel juhtuda. ole hei. Siis tulid siia välja. Ta hakkas mind lööma ja ahistama, sest ma arvan, et ma lihtsalt sattusin sellesse olukorda. Ja ta hakkas kõigi peale karjuma. Mu isa on siin, üritab mind kaitsta, nii et ta haarab relva lihtsalt enda raitsmiseks, sest ta tahtis lihtsalt valget särki. Ja siis põhimõtteliselt ta räägib temaga telefonis, me kõik helistame politseisse, et nad siia võimalikult kiiresti jõuaksid ja siis äkki muutub ta väga agressiivseks. Ta lihtsalt on telefonis ega püüa silmsidet luua. Ta lihtsalt läheb tema kõrvale ja lükkab ta vastu kivi ning see ongi kõik. Ta lükkab ta täiesti vastu seda kivisi. Kas ta istus maas? Ei, ta seisis sinu lähedal. Olgu, ja ta kukkus ning lõi end ära. Jah, ma arvan, et juhtus nii, et ta kogemata lõi oma hammast või midagi sellist ja see lihtsalt murdus täiesti. Kuidas sa teda tunned? Ta on mu tädi. Olgu. Jah. Igatahes, ma lihtsalt tulin oma onule järele. See olekski pidanud kõik olema. Ja sinu onu oli see teine härrasmees, kelle polnud särki seljas? Jah, see ongi minu onu. See on tema. See on tema abikaasa. Nii et põhimõtteliselt see ongi kõik, mis juhtus. Ta lihtsalt raegutses edasi kõigi kallal. Kas sa olid siin, kui ta selle katki tegi? Ei, ma ei olnud. Ma tulin siia, et oma onu peale võtta, sest ta ütles, et asjad lähevad väga kaootiliseks. mida su onu siin tegi? Ta töötab siin. Olgu. Selles kohas ei töötanud mitte ainult naise onu, vaid teine tunnistaja paljastab, et ka Robert Guzman töötas seal ja ta avaldab, mis võis Robert Guzmani üldse ärritada. Kas sa nägid, mis juhtus? Jaa. Ma just tahtsin sellest rääkida. Kas ta oli üks neist, kes helistas? Kas keegi on temaga rääkinud? Mina tõin ta siia, sest ta ahistas mind. Ei lasknud mul lahkuda ja surus mind korduvalt mu autosse. Olgu. Ja ta viskas Red Bulli purgi selle pihta, purustas mu esiklaasi. See on sinu auto, Randy? Jaa. Kui sa siia sõitsid, kas ta tõmbas rooli? Jaa. Ta proovis? Ta tahtlikult üritas panna mind teisele autole otsa sõitma, mis tuli vastassuunas. Ja ta haaras sellest kinni ja keeras seda. Ja ta purustas mu esiklaasi. Okei. Ja ta viskas Red Bulli, mis on iseteik. Hästi. Ja ta üritas panna mind avariid tegema. Olgu, kui saaksid mind aidata mõningaid asju selgitada, eks? Millal see kõik juhtus? Millal sa teda esimest korda nägid? Connor, millal ma siit lahkusin? Kas sa töötad siin? Jaa. Täpselt nii. Umbes 10. No see oli pärast 10, seda tean kindlalt. Tõenäoliselt 10:30. Ja siis ma läksin otse Speedway tamplasse, mis on täiesti otse, lihtsalt siit otse, ma ei tea, mis tee või midagi. See on lihtsalt otse ja jääb paremale poole. Ja ma kohtusin temaga seal. No. Ma ei kohtunud temaga. Me ei plaaninud seda. Ma lihtsalt nägin teda seal. Sa nägid teda seal all Speedway tanklas? Jaa. Olgu. Jaa, ta oli vihane. Ta oli juba joonud. Ta oli vihane, sest ma ei viinud teda kuhugi. Ma ei katkestanud oma vahetust, et teda kuhugi sõidutada. Kas sa tunned teda? Jah, ta on mu töökaaslane. Härrasmees, kes selle kõik tegi? Jaa.
ta töötab siin, mis ta nimi on? Robert Cass? ma ei tea tema perekonnanime. Nii, et ta töötab siin. meie juhataja just saabus, tema teab kindlasti. Okei, nii et ta töötab siin. Kas ta töötab täna õhtul siin? Jaa. Okei, nii et oli sinu peale vihane, sa nägid teda Speedway tanklas. Kuidas ta Speedway tanklasse sai? Jalutas? Ta jalutas, jah. Nii et ta oli sinu peale vihane, sest sa ei andnud talle küüti. Hotelli. Mis veel juhtus? Ja siis ma olin nagu, ma töötasin. Oh jumal, mu kütusepaagi kork on lahti ja kõik. See on korras, Chris. Okei, ta oli vihane. Ta oli juba paar jooki võtnud. Ta oli vihane, et ma ei viinud teda hotelli, et ta saaks kellegagi sebida. Ja ma ütlesin, et vabandust, ma töötasin. Ja siis hakkas ta minu vastu agressiivseks muutuma. Ja selleks hetkeks olin ma juba oma autos. Ma istusin juba autos. Aken oli alla keritud. Ja ta karjus mu peale ja ma mõtlesin, et okei, ma lihtsalt lähen. Ma ütlesin, et vabandan, mul on kahju, ma pean tagasi minema. Ja ma hakkasin ära sõitma ja ta viskas mu auto pihta Red Bulli, nii et ma peatasin auto. Ja ma mõtlesin, mis toimub tanklas. Ja ma tulin autost välja, et vaadata, mida ta just tegi, veendumaks, et ükski mu akendest pole katki. Ja ma küsisin, miks sa seda tegid? Ja ta surus mind pidevalt tagasi mu autosse. Ja siis haaras ta klaaspudeli, milles oli alkohol ja lõi sellega mu auto esiosa pihta. Anna mulle üks hetk, tee mulle üks teine. Kas sa saad Twigist FI fotot teha? Sees polnud ka, sest sees on midagi lahti. Ma arvan, et ta rebis tema kütusepaagi korgi ära ja kasutas seda, sest selle peal on verd. Nii et seal ta viskas sulle Red Bulli ja mis siis pärast seda juhtus? Ma peatasin oma auto. Ma küsisin temalt, miks ta välja läks. Noh, ma ütlesin, mis pagan? Ja ta tuli välja, et veenduda, et mu tagumine aken seal pole katki. Ja ta surus mind pidevalt mu autosse tagasi. Ja veel üks paar sõitis juurde ja küsis, kas minuga on kõik korras. Aitäh! Ja ma ütlesin, et jah, kõik saab korda. Ja siis ta üritas mind üles tõsta. Ma ei tea, kes nad olid. Nad olid lihtsalt juhuslikud inimesed. Ja siis, et olukorda rahustada, ütlesin ma, ma viin teid ära. Yeah. Nii et ta hüppas minu kõrvalistmele ja me hakkasime tagasi siia poole sõitma. Ja ta haaras mu roolist kinni, kui auto tuli vastu ja keeras seda ning üritas mind sundida. Ja kus see toimus? Mitte siit, vaid foori juures. Veel idapool? Jaa. Nii et sa olid idas? Peatu. Kas te olite peatunud või sõitsite? Me sõitsime. Ja ta sirutas käe üle ja üritas sind avariisse ajada. Jah. Mis veel neil on? Ja siis ma palusin tal seda enam mitte teha ja mul olid mõlemad käed roolil. Ja ta üritas seda uuesti teha ja ma lõin ta käe eemale. Siis ta vihastas, haaras mul särgist ja tõmbas mind enda poole. Ja ta ütles, kui sa mind veel kord puudutad, löön ma sind. Ja siis ma lihtsalt ütlesin, okei, vabandust. Ja siis ma tulin otse siia ja Alex ja Connor olid siin. Ja ma läksin sisse. Millised? See oli Alex. Connor. Alex, Connor. Connor oli see, kellel polnud särki seljas. Ei, see on Alex. Olgu. Kui ma siia tagasi jõudsin, rääkisin Connorile ja Alexile, mis juhtus. Ja nad ütlesid mulle, et ma peidaksin end vannituppa. Ja siis helistasin ma Aalele, meie teisele juhatajale, sellele, kellel polnud särki seljas. Ja kuna ma olin hirmul, ja ma kuulsin, kuidas ta mõlemaga karjus, sest ta oli sisse astunud ja hakanud nende peale karjuma. Ja siis ma helistasin talle ja ta ütles, et ta on kohe tulemas. Ja siis olin ma seal sees veel minuti. Ja siis kuulsin, kuidas palju asju purunes, sest ma olin Roberti blokeerinud. Sa helistasid oma poissõbrale? Ei. Kellele sa helistasid? Aale, see ilma särgita. Olgu. Sest ta töötab ka siin, olgu. Jaa. Ja ta oli seal sees, viskas asju ja lõhkus neid. Ja. Nad viskasid ta koest välja ja lukustasid kõik uksed. Ja siis ta hakkas ringi käima ja klaase purustama. Ma kuulsin, kuidas kogu klaas purunes. Ja ta hakkas ringi käima ning lõhkus kõik aknad ära. Mis selle aknaga siin juhtus? Kas sa tead? Tõenäoliselt tema, sest ta oli sees, siis väljas, siis jälle sees ja siis puhkes kaklus. Ja siis me kõik sattusime siia välja. Kui Robert annab oma versiooni sündmustest, ütleb ta, et keegi ei andnud talle küüti, ta ei lõhkunud midagi ja mis kaklus, ta ei olnud sel õhtul kakluses. Jah, neid õigusi silmas pidades soovid sa minuga rääkida, Robert. Millest? Sellest, mis täna õhtul juhtus. No. Kõigepealt vaja ma ja või ei vastust.
kas sa tahad minuga rääkida, pidades neid õigusi silmas? Jaa, tahan. Ainult mina va? Mis juhtus? Miks ma siin olen? Ma mõtlen, mingi naine oli peaaegu mul otsa sõitmas, vend. Kes oli see, kes sulle peaaegu otsa sõitis? Ka mingi naine seal väljas. Nii et ma äritusin. Täiesti endast väljas. Täiesti endast väljas. Sa ütlesid... Ei, täiesti endast väljas. Täiesti endast väljas? Jah. Okei, mis juhtus? Ma lahkusin töölt. Ma töötasin Little Caesarsi juures. Ma lahkusin. Või keegi oleks mind siin ristmikul peaaegu alla ajanud. Okei, mis pärast seda juhtus? Oh, ta ei hoorinud üldse ausalt öeldes. Ma ei taha, et sind auto alla jääksid. Sind ei huvita üldse. Täielikult nagu meie jaoks. See on esimene kord, kui ma mainisin, et ma lahkun tema pärast. Ma olin natuke joonud. Nagu... Okay. Ja siis see tabas mind. Nagu tema sõitis, kui ta oli näljane. Ma ei tea, mis veel. See ongi kõik. Ma olin lihtsalt näljane. Ta oli mulle peaaegu otsa sõitnud ja ma mõtlesin, et see ongi kõik. Ma olin lihtsalt nagu sa oleksid mulle peaaegu otsa sõitnud. Tema oli nagu, mina olin nagu, see on vaene F. Ta oleks mulle peaaegu otsa sõitnud. Nagu, kurat vend, nagu, mis toimub? Ma saan aru, mis pärast seda juhtus. Mitte midagi. Mitte midagi? Ei, ta arvas, et ma hakkan temaga ebaviisakalt õiendama. Nagu ebaviisakalt. Ma lihtsalt ütlesin sulle, et sa oleksid mulle peaaegu otsa sõitud, okei. Ja mis siis edasi juhtus? Mis pärast seda juhtus? Mitte midagi. Noh, mis pani sind siia tagasi tulema? Või kuidas sa siia tagasi said? Ma olen siin olnud. Kas sa tead, kus sa oled? Jaa, mis see on? Little Caesar. Little Caesars? Jaa. Kas sa kohtasid kedagi tee peal ja kas nad tõid su siia tagasi? Ei. Ei? Kuidas siis nii, et keegi ütleb, et ta tõi sind siia autoga? Oh, Jumal. MJ. Ma ei tea, kas see on õige. Jah, tead küll, MJ. Ta viis mind siia tagasi, sest ma lahkusin siit, sest ta andis mulle... Tegelikult ta ei viinud mind sinna tagasi. Olgu? Ei, sa ei sõida. Ta järgnes mulle sinna alla tagasi. Olgu. Ma lihtsalt läksin. Olgu, eks. Pärast seda lõi ta mind. Ja ma olin nagu, mis iganes hästi. Ma helistan neile korra. Mis iganes. Ma lihtsalt tahtsin kõigepealt helistada. Ta oleks nagu, kuule, lihtsalt ütle neile, et nad oleksid ettevaatlikud. Nagu, mul on kerge joove, aga ma tean, mis toimub. Ma ei kõnni liiklusesse, ma ei palu midagi. See on nagu, kuule, sa just lõid mind. Nii et... MJ, mis te nimi on? Nagu tema täisnimi. Sa tead? Ei, ma ei tea, vend. Kas sa saad seda keelda? Ei. Mandiana, kas see on ta nimi? Ei. Kas Mandiana viis sind siis bensiinijaamast alla? Ei. Siia tagasi. Kas keegi tõi sind siia? Ei, ma tulin jalgsi. Sa tulid siia tagasi jalgsi? Jaa. Kui sa siia jõudsid, mis siis juhtus? Ma hakkasin tagasi kõndima. Kuhu tagasi? Mäest alla. Ja siis, kuidas sa teist korda siia tagasi said? Ma ei saanudki. Ma lihtsalt hakkasin mäest alla tagasi kõndima ja siis... Kuidas? Sa, see Kuhata. Teie kõik, teevad ikka veel. Nii et sa ei lõhkunud siin midagi? Mina ei lõhkunud. Sa ei lõhkunud aknaid ega kõike sees olevat. Ei loopinud pizzarestasid igale poole, ei lõhkunud vett. Kraani. Ei. See polnud sina. Miks kõik ütlevad, et see olid sina? Nad vihkavad mind. Kuidas me saaksime kakelda? Ei. Ei, miks sa veritsed? Ah jaa, kas ma veritsen? Kas sa hakkad mind süüdistama? Ei, sa hakkad mind süüdistama kõiges, mis sinuga juhtus. Oh mees, ma lihtsalt üritan aru saada, mis toimub. Kas sa oled minu poolel? Ei, sa ei ole. Hei, mis toimub? Keegi pole kunagi minu poolel olnud. Ma üritan sinuga rääkida, sest sa oled lihtsalt minu vastu õel. Keegi pole minu vastu päriselt õel olnud ja ma ei taha tulistada. Kuule, kogu mu elu on kõik olnud alati sina. Vabandan. Kas sa tunned seda? Ma ei ole sina. Ma lihtsalt ütlen täiesti nagu... Kas sul on praegu mingeid vigastusi? Jah, ma tunnen oma nägu, ma tunnen oma õlgu. Okei, kas on veel midagi, näiteks, kas sa tunned, et sa sured praegu? Kanja, nagu, mina. Noh, me viime su haiglasse, okei? Anna mulle hetk. Kuigi Robert väidab, et ta ei teinud midagi valesti, põhjustas ta palju kahju. Väidetavalt oli üks ohver viia haiglasse murtud lõualuuga. Ja ta jättis töötajad hirmunuks. Lõpuks tuleb ta ettepoole. Proovi bust avada. Peaukse. Kui see ei õnnestu, tuleb ta sinna läbisõidu akende juurde ja proovib ka neid avada, aga loomulikult ei saa ta neid lahti. Siis haarab ta varde ja viskab selle akna pihta. Jah, ja purustab selle. Jah, nii et mina ja Conn olime selleks hetkeks hirmul ja sellepärast ma telefonis värisesingi. Ja siis lõpuks ta proovib jälle tagauksest sisse saada, läheb ringiga tagasi, viskab akna pihta kive ja siis jõuab ta nende esiusteni, tõmbab neid nii kõvasti kui suudab
ja siis need avanevad. Ja selleks hetkeks on ta täiesti verine ja puha ja siis ta kõnnib minu juurde tagasi. Ta ütleb, et mu dokument on autos ja ma... Kurat, see on. Kurat, mina olen see. Tema hoiab harjavart, mina hoian kääre. Nüüd on ta meil lina all ja karjub, miks kurat te mind välja lukustasite? Mida te teete? Kas te olete lollid? Ja ta lihtsalt tuli meile muudkui peale. Lõpuks surusta meid sinna nurka, kus on kontor. Ja tead küll, me lihtsalt ütleme talle, kuule mees, lõpeta. Palun ära tee, lõpeta. Aga teda ei huvita enam üldse, teda ei koti üldse. Nii et jälle, tead küll, ta ütleb meile, ma ei tee teile midagi, te olete noored, ma ei tee seda. Aga siis ta osutab otse mu näole, aga tal on veri käe peal. Ta osutab ja veri pritsib natuke mu näole. Ja siis sellel hetkel ta astub sisse ja üritab olukorda rahustada. Ta ei hakka kohe kaklema ega midagi sellist. Ta proovib temaga rääkida. Aga Robert, tead küll, ei hooli sellest, tead, et ta on minust vanem. Ta läheb kohe kallale, ilma igasuguse hoiatuseta. Ta lihtsalt paneb käed külge. Jah, ta annab talle kohe parema konksu lõua pihta. Ja mina olen siin nagu šokis, ei liigu, aga tema paneb sealt nii kiiresti minema, kui saab. Ja siis ma taganen ja siis tuleb tema, kui tegelikult Robert. Vabandust, mul on kahju. Vale nimi. Robert tuleb jälle minu juurde. Ja ta on nii lähedal, et peaaegu puudutab mind. Ta nagu sirutab käsi ja niimoodi. Ja toolil olles ta lihtsalt üritab end koguda, tead küll, saada oma mõtted tagasi kokku. Siis teised inimesed. Kas sa tundsid, et ta kavatseb sind haarata? Ma tõesti tundsin nii. Kas sa tundsid, et ta kavatseb sind viia? Jah, ma tõesti tundsin nii. Ja siis need kutid astuvad sisse. Ja siis... Naine astub sisse. See on naine, kellel on katti sahtel. Jah, pärast seda tõuseb ta püsti ja siis Robert on valmis teda lööma, aga mees hakkab hoopis vastu võitlema, sest ta ei taha, et naist lüüakse. Nii et Robert tuleb siis tagasi ja lööb veel mitu korda ja siis see naine seal, jah, ta peaaegu sai löögi, tegelikult jah, ta saigi löögi ja siis sellel hetkel jooksen ma välja, et teda näha. Ja siis tead, me üritame olukorda arutada, vaadata, kus kõik on ja mis toimub. Ja lõpuks tulevad nad kõik välja. Ja siis hakkab Robert seal veel rohkem lööke jagama sellele kiilakale tüübile. Ja selleks ajaks on kaklus juba siin väljas. Jah, kaklus. Selleks hetkeks, jah, kaklus on siin väljas. Nad kõnnivad siia poole. Ja siis nad hoiavad teda kinni, kui sina siia jõuad. Tegelikult mitte, sest selleks hetkeks ta juba karjub. Ta üritab öelda, laske mind lahti. Ta üritab karjuda, laske mind lahti. Ja tead, ta ikka veel võitleb. Nii et ta on seal selle väikese kraavi juures koos minuga. Ja me rahunesime natuke maha, aga siis, just sel hetkel, Robert annab talle hoobi. Naisele lõuga ja siis ta kukub selle kivi peale. Ja siis jookseb tema poole, tõmbab ta maha ja hakkab teda seal kinni hoidma. Ja siis kõik hakkasid lihtsalt lööma. Robertile esitati süüdistus raskendatud kehalises väärkohtlemises, mis põhjustas tõsiseid kehavigastusi, varatahtlikus kahjustamises ning 2 kehalises väärkohtlemises. Kuna ta sai kakluse käigus veriseks ja siniseks, tuli ta viia ka haiglasse, kuid ta tekitas sealgi probleeme. Tere, Robert. Tere, Robert. Mis on? Kas sa võiksid lõpetada minu peale karjumise, vend? Jumal küll. Mis on? Mille eest? Me oleme haiglas. Siin, oota. Võta mispa näo pealt ära. Mitte kulagi, ükskõik mille jaoks. Ükskõik mille jaoks see iste on. Võta istet. Oh, jumal. Oh jah, kas sa saad lõpetada? Kas sa istusid? Anna tulevik. Ima. Pane jalg peale. Mind ei kotti. Proven, mis? Ma ei mõtle seda nii. Lihtsalt minefo. Mul ei ole ema vaja. Mine. Uta boss. Kiirusta. Oota, oleme valmis. Me ei saa minna. Mine. Kuule, me läheme mees. Kuule, sa tead, me hoolime küll. Ima. Lase mul olla üksi. Mul on täiesti ükskõik. Mis te võtate, see on teie asi. Ma tegelen iseendaga. Olge vait, ma tegelen iseendaga. Ma panen teile ära. Mis sellest? Aga sina tead mis? Aga sina, te olete kõik kuradi õelad. Kui palju abi? Ma ei pea siin tingimata kallistama. Räägi, kas sa arvad, et ma kavatsen lahkuda, jah? Lihtsalt istu.
ei istu, ma istun juba raisk. Okei, jah, teeme nii. Kurat, jah. Sa tead, et ma ei pea seda tegema. Hei mis, oma totra vuntsiga. Ole rahulik. Ole ise rahulik. Sa oled lihtsalt rahulik. Lihtsalt ole rahulik. Sa ei ole mina. Nii et sa lihtsalt olid... Mind ei koti, mida sa arvad? Hobi, sa ei ole mina. Sa ei tea, mis on õige. Sa ei tea. Sa lihtsalt kopeerid, sõber, kas pole? Sa kuulad. See on kõik, mis mul öelda on. See oled sina südamest, kus me kõik oleme. Võta see omaks nagu tõeline mees. Ma võtan selle omaks nagu tõeline mees. Peata mu F. Jaa. Ma arvan. Sa annad. Ma lähen toon sõiduki. Sind ei koti üldse. Nagu see väike isa, mis see süli on. Sa ei tea, mis see kurat on. Võta oma käsi välja. Härra, mis? Meil on siin 3 väikest tüdrukut. Hästi. Faula, ole vait. Hei. Hästi. Asjad läksid nii hulluks, et Robert tuli panna tagasi politseiniku sõidukisse ja õde ning arst pidi teda uurima väljas parklas. Hei! Tapa. Hei, bud, proovi välja tulla. Pane oma kuradi suu kinni. Jah, siin. Pane oma kuradi suu kinni. Sul pole vaja põdeda, sa oled väljas. Kuule, ole viisakas, vend. Ei, ma ei pea viisakas olema. Võta kinni. Lõpeta kohe reageerimine. Pane suu kinni. Mis toimub, full? Kuule, kas sa saad istukile tõusta, et arst saaks sinuga rääkida? Muidu ei saan. Mis toimub? Olgu. Lähe. Istus sirget, Ole minu pärast vait. Käitu nagu hull. Jah, pane see ka. Lämbu sellest, et sa hoolid. Mis toimub, Tere, härra. Ma olen doktor Wilson. Ja, mis on? Las ma aitan neid natuke. Okei, ei, jah, mis on, vend? Mis? Las ma vaatan sind korraks. Veendun, et sinuga on kõik korras. Vend, mis? Mille jaoks? Et veenduda, et sinuga on kõik korras. Lase ma vaatan su silmi, eks? Hästi, lähme. Mis? Milleks? Mida sa tahad näha? Mis? Ma lihtsalt tahan su silmi näha. Mis? Kus mu silmad on? Milleks? Näita mulle keelt. Jaa. Okei. Mis? Hoia seda niimoodi. Mis? Hammusta, hambad kokku. Hammusta. Kas tundub, et su hambad lähevad normaalselt kokku? Ära tee seda. Olgu, ma kontrollin su pulssi, eks? Ma ei tea, jah. Sa küsid küsimusi. Mul on pead täiesti sassis. Kas sul on mingid terviseprobleeme? Võib-olla. Ma ei tea, mida sa mõtled, mees. Väga üldine küsimus. Kas sul on mingid terviseprobleeme? Jah, on küll. Aga kas sul ka? Kas keegi üldse hoolib? Tõenäoliselt mitte. Kas ma olen siin, et teada saada tõenäosust? Ma olen siin, et sind aidata. Okei? Ma olen. Sa oled siin, et enda eest kiiresti hoolitseda ja oma mõistusega jamada. See on see, mida? Tule tagasi minu juurde. Hinga sügavalt sisse. Robert sai lõpuks arsti poolt loa ja viidi vanglasse. Ta ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistustes ning tema juhtum jõudis kohtusse 2025 aasta lõpus. 2025 aasta detsembri alguses leidis vandekohus ta süüdi talle esitatud süüdistustes. Väidetavalt ähvardas teda üle 20 aasta pikkune vanglakaristus. 2026 aasta märtsis mõistis kohtunik talle 11 aastat vangistust. New Mexico parandusosakonna veebiandmed näitavad, et Robert Guzman kannab oma karistust Kesk-New Mexico parandusasutuses Los Lunases. Aitäh, et kuulasite saadet Inside the Crime. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.